mida kuulsime Issanda ristimise kiriku suurpühal, käsitleb kahte olulist sündmust. Eelkõige rahva ootust Messia järele ja Jeesuse ristimist Jordani jões. Rahvas oli põnevel, kahtlustades Johannese puhul, kas võib olla tema, võib olla Messias. Johannes aga tunnistab alandlikult: mina ristin teid veega, aga tuleb see, kes on vägevam kui mina. Jeesuse ristimisel avaneb taevas ja püha vaim laskub tema peale tuvina. Isa kuulutab: sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Läbi ajaloo on inimestes püsinud igatsus kõrgema armastuse, ustavuse ja tõe järele. Lubage mul tuua teile näide, mis võib aidata seda sõnumit paremini mõista. 20. sajandi alguses, Esimese maailmasõja ajal, sattus rindejoonele sõdur nimega Louis. Louisel oli kodus noor naine ja väike tütar, keda ta armastas kogu hingest. Ta kandis alati kaasas nende pildikest, mis oli talle pidev lohutus. Ühe raske lahingu ajal põgenesid paljud inimesed hirmust, aga Louis jäi paigale. Kui teda hiljem küsiti, miks ta nii tegi, vastas ta: ma ei saanud reeta oma naist ja tütart. Nende armastust annab mulle jõu olla ustav isegi surma ees. Issanda ristimine näitab meile, mida tähendab tõeline ustavus ja armastus. Jeesus ei vajanud ristimist patu kahjustuseks, sest ta oli patudeta. Kui ta alandas ennast, et jagada meie inimlikkust ja anda eeskuju täielikust kuulekusest Isale. See on üks kõrgemaid armastuse ja truuduse väljendusi. Ka meie elus kutsutakse meid olema ustavad ja armastavad isegi siis ja võib-olla eriti siis, kui see on raske. See kehtib mitte ainult abielu puhul, vaid ka meie sõprussuhetes, töökohal ja kristlikus elus. Paavst Franciscus on kirjutanud: armastus ei ole kunagi lõplik saavutus, vaid teekond, mis nõuab igapäevast enese andmist. Nii nagu Louis leidis jõu armastusest oma pere vastu, saame ka meie leida jõu Jumala armastusest, mis avaldub Jeesuses Kristuses. Tema ristimine meenutab meile meie enda ristimist, mille kaudu oleme kutsutud olema Jumala armastatud lapsed ja kandma seda armastust maailmale. Mõtleme täna sellele, kuidas saame olla ustavad ja armastavad oma igapäevases suhetes. Kas me suudame anda endast parima ka siis, kui see on raske? Jeesuse eeskuju ja püha vaimu abi kaudu saame olla valguseks teistele.